Jätkame piibliraamatu lugemisega. Eestikeelse, Tartus 1897 trükitud. 44. õpetusnädal, prohvetite sektsioon, aga enne seda väike lisamärkus. Kui märkus, lihtsalt oma tähelepanek ja jälgimine. Kalendrit vaatan. Eelmine juulikuu lõppes. Nüüd on 26 aasta on siin. Aga siin juuli 26 peavad koos olema. Me peame keerama augustikuu peale. Augustikuu peale selle ketta. Ja esimene päev on hingamise päev. Ja kui täna on täna on 44. õpetusnädal, siis see peaks olema 5. kuu 16. päev, 5. kuu keskel umbes. Ja nüüd on see alumine ketas peaks meil olema siin esimese peal. Ja kuna 29. oli täiskuu, siis meil on täiskuu on hakanud vähenema. Ma pean seda ketast kinni hoidma, kuna see paberi peal ei ole ta mul kõige paremini tehtud. Et kui 29. oli täiskuu, 4 päeva edasi, 1, 2, 3, no meil peaks kuskil siin olema kuufaasi järgi. Ja see ketas peaks siis olema, et kui panna praeguse kuupäevaga kokku, siis on ka esimene. Et esimene. Ja päev on meil hingamispäev. Nii. Siis kalendri visuaalselt on see. Ja kui nüüd vaadata, 44. nädal, ehk sügispühadeni on meil veel aega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nädalat praktiliselt. Praktiliselt 8 nädalat. See on siis 44. õpetuse nädal. Nädala üldnimetus on rännakud. See peaks olema Moosese 5. raamatu algus, Vana Testament. Prohvetites on Isaiah, Jesaja raamat esimesest peatükist 1-27. Tegelikult kogu peatüki lõpuni on päris hea, aga jällegi prohvet Iisaja kunagi ühesõnaga teda on kutsutud
üleüldiselt nagu nutvaks prohvetiks, alavaks prohvetiks. Et tal oli ka põhjust. Ja kui siis vaadata seda, mis meil täna ümberringi toimub, siis nagu need sõnad ei võiks nagu rohkem täppi minna. Hakkame siis pihta. Prohveti Isaia raamat, 1. peatükk. Lootust väljaspidise jumalateenistuse peale noomitakse, õige teele juhatatakse ja üle kohtu pärast ähvardatakse, mis häbisse saadab. See on Jesaja, Amotsi poja nägemine, mis ta nägi Juuda ja Jeruusalemma pärast uus ja Jootami, Ahase, Hiski ja Juuda kuningate ajal. Kuulge taevad ja maa, pane tähele, sest Jehova räägib. Ma olen lapsi kasvatanud ja suureks tõstnud, aga nemad on mu vastu üle astunud. 5. Moosese 31.1. Härg tunneb oma peremeest ja eesel oma isanda sõime. Iisrael ei tunne mind mitte, mu rahvas ei võta mitte mõista. Häda patuse rahvale, mis üle kohtuga koormatud, tigedate soole lastele, kes pahasti teevad, jätavad Jehovat maha, laidavad Iisraeli püha jumalat, pööravad endid ära tagasi. Psalm 43.14. Mis pärast peab teid veel peksetama? Teie lahkute ikka ära. Kõik pea on haige ja kõik süda on nõrk. Jalad allast peast saadik ei pole temast tervet ühtigi. Muud kui haavad ja muhud ja verised reiad, mis ei ole välja vautatud ega kinni seotud ega õliga pehmeks tehtud. 5. Mooses 18.35. Teie maa on ära hävitatud, teie linnad on tulega ära põletatud, võõrad panevad teie nähes teie maa nahka ja see on ära hävitatud. Otse kui võõrad ühe maa ümber löövad. Ja Sioni tütar on üle jäänud, otse kui maja Viinamäele, kui öömaja huulitsaaias, kui vaenlasest kinni peetud linn. Kui vägede Jehova poleks meile sugu järele jätnud, et küll pisut, siis oleksime otse kui Soodom ja Gomorra sarnaseks saanud. Esikeli 6.8, 1. Moosese 19.24. Kuulge Jehova sõna, teie Soodoma pealikud. Pange meie Jumala käsuõpetust tähele. Sina Gomorra rahvas. Miika 3.1.9. Mis tarvis on mulle teie palju ohvrid, ütleb Jehova. Jäärade põletamise ohvrid ja nuumaveiste rasva olen ma küll saanud ja värsside ja tallede ja sikkude veri ei ole mu meele pärast. Jeremaia 14.12. Kui teie tulete mu palge ette endid näitama, kes otsib seda teie käest, et teie mu õued peate ära tallama. Ärge võtke enam tühja annet tuua. Suitsetamise rohi on mu meelest hirmus. Noored kuud ja hingamise päevad, kus kogudus kokku kutsutakse, ei või ma sallida nurjatumat tööd ja pühade pidamist ühtlasi. Mu hing vihkab teie noori kuusid ja teie seatud pühi. Need on mulle vaevaks. Ma olen tüdinud neid kannatades. Aamose 5.21. Ja kui teie oma käed välja laotate, hoian ma oma silmi teie eest varjul. Kui teie ka mitu palvet loete, ei kuule ma mitte. Teie käed on täis veresüüd. Psalm 59.2.3.
Peske endid, puhastage endid, saatke oma kurjad teod muu silme eest ära, seiske kurja tegemast. Esikeli 18:23-31. Õppige head tegema, nõudke, mis kohus, saatke üleannetumad õige teele, mõistke kohut vaeste lastele, seletage ja lesenaiste asjad ära. 2. Moosese 22:23. Et tulge siis ja seletagem oma asjad isekeskis, ütleb Jehova. Kui teie patud on kui helepunased riided, siiski peavad nemad valgeks saama kui lumi. Kui nemad punased on kui verekarvariie, peavad nemad ometi valge villa sarnaseks saama. Salm 44:22, laul 51:9. Kui te tahate ja võtate sõna kuulda, siis peate teie maa headusest süüa saama. 3. Mooses 25:18-19. Aga kui teid tõrgute ja panete vastu, siis peab teid mõegaga ära lõpetama. Sest Jehova suu on seda rääkinud. Kuidas on ustav linn hooraks saanud? Tema oli täis kohut. Õigus oli seal aset. Aga nüüd tapjad. Sinu hõbe on hõbeda sitaks läinud. Sinu selge viin on segatud veega. Sinu vürstid on kangekaelsed ja varaste seltsimehed. Igaüks armastab meelehead ja ajab tasumist taga. Vaese lapsele ei mõista nemad kohut ja lesenaise riiu asi ei saa nende ette. Oosea 9:15 ja Jeremaia 5:28. Seepärast ütleb issand, vägede Jehova, vägev Iisraeli Jumal. Küll ma tahan ennast trööstida oma vihameeste pärast ja oma vaenlaste kätte maksta. Ma tahan oma käe su poole pöörata ja su hõbeda sita puhtaks ulatada ja kõik su tina ära lahutada. Ja tahan sulle jälle saata su kohtuvanemad kui ennemuiste ja su nõuandjad kui esimesel ajal. Pärast seda peab sind nimetama õiguse linnaks, ustavaks linnaks. Sion peab kohtu läbi saama lunastatud ja tema vangid õiguse läbi. Sellega peaks põhimõtteliselt see sektsioon lõppema. Ja, sellega peaks see lõppema. Aga siin on jube huvitavalt, on jälle sõnastatud, et näiteks 18. värss Uuest Testamendist väga sarnased ütlemised nagu siis, kui läbi apostlite Kristuse sõnu kirja pandi. Seepärast, et või siis näiteks Ilmutuse raamatus, kus seal oli ka minu arust, et olgu teie kuriteod riided punased kui veri, et aga ma pesen teid puhtaks, et saate tagasi. Aga see tähendab ka seda, et te peate pöörduma oma pahadest tegudest ja siiralt seda kahetsema, padukahetsuses. Et meil on üritatud korduvalt rääkida, mis asi on patukahetsus. No, sellel on üritatud leida erinevaid tõlgendusi, aga nii palju, kui mina olen sellest aru saanud, patukahetsus ei tähenda ainult kahetsemist, mineviku eksimusi või tegemisi või üleastumisi, vaid on ka tõsimeeles sellest pöördumine ja sellest hoidumine ja enese muutmine, et mitte korrata neid vigu teadlikult ja järjepidevalt jätkusuutlikult. Et huvitav on see, et siin
see kokkuvõte on nagu see, et selle peatüki nagu sissejuhatus või, et jumalateenistused ja väljaspidine kirikus käimine, nii-öelda jutumärkides kiriku. Seepärast, et jällegi sõna kirik ei ole piiblis sees olnud. Selle asja nimi oli ekliisia ehk siis inimeste kogumik. Me ei räägi siin kivist ja mördist või puidust hoonetest. Me räägime siin inimkooslusest. Aga jah, see on, mõte jääb ju samaks, et looja ütleb, et nagu teie pühad ja teie uue kuu tähistused ja et nagu looja ei salli neid. Ja siin jällegi on, siin seekord ütleb konkreetselt uus kuu, aga kui looja pühad anti, siis ei olnud juttu mingist uuest kuust või kuufaasist. Räägiti ju kosmilisest kalendrist. Räägiti ju sellest looja ajavõtmest, ajaühikust, et iga uue kuu esimesel päeval on koguduse kokkukutsumine, koos viibimine. Et see oli eraldi nagu tähtis päev. Et 12 korda aastas. Seepärast, et probleem on kuuga on see, et kuu langeb iga aasta. Praegult meie langel tsüklis 10 päeva tagasi. Ja põhimõtteliselt iga 3 aasta tagant, siis need, kes kuukalendri järgi elavad, peavad liitma liikuu 13. kuu, mis on segadus, mis on vastuok, mis on confucius ja rebellion. Et looja nimetas seda nõiakunstiks. Witchcraft oli selle kohta öeldud. Et jah, enne uputust, enne ülemaailmset seda kataklysmust, kui esimene maailm hävis, kuus oli ainult 30 päeva. Päike ja kuu käisid sünkroonis. Aga see oligi see, et oli ju 150 päeva. Oli ju 17. nii. Et sa ei saa seda ei kuukalendriga, ei päiksekalendriga, ei selle kosmilise Enokiani preestri kalendriga. Sa ei saa kuidagi 150 päeva. See on siis täis 5 kuud. Et 30 päeva kuus. Seepärast praegult meil on teine aja arvamine, teine mõõtühik. Seepärast peale kosmilist kohtumõistmist me nihkusime oma kalendris, me nihkusime siis sellesse kosmilisse rütmi 7 päeva tsüklisse, 6 päeva tööd, 7. päev puhka. Uues testamendis võetakse ka jälle selles õpetustsüklis käsile hingamispäev ja selle tähtsus. Et just eriti tuuakse see välja Pauluse kirjas heebrealastele, kui ma ei eksi. Et jällegi korrumpeerinud Rooma impeeriumi nii-öelda kirik, millega siis üritati reformida algselt õiget seda kristlikku õpetust üritati reformida. Ja et eristada ennast siis nagu nendest rabiinilistest juutidest ja vastuhakuks sellele, siis mingisugune kirikupea otsustas, et nemad hakkavad tähistama hingamispäeva, puhkepäeva nädala esimesel päeval. Ja nad nimetasid seda austatud päikesepäevaks, Veneral Day of the Sun. Et päiksekummarduse need mitra, ühesõnaga nende tegelinskite järgijad hakkasid segama nii-öelda paganlike teemonite kummardusi kristliku õpetusega, millest saadi amalgamatsioon.
mis keeras tuksi kogu looja õppe, et sülitas selle peale, segas seda, et siin nagu ütlebki siin samas selles Jesaja raamatus, et näed, teie puhas vein või teie kange viin, et see on veega segatud, on ju, et te olete seda läilaks teinud, et see, mis oli alguselt õigluse linn, et nüüd on nagu Soodom ja Gomorra, et nagu Jeruusalemm pidi praegult olema põhimõtteliselt homoseksuaalide pealinn maailmas. Et Tel Aviv ei ole sellest nagu väga palju tagapool. Jällegi kõik need asjad, mis on loojaõpetuse vastu ja siis nemad on nii ausad ja nii õilsad, aga sõda käib ja pommitamine käib ja kõik linnad on hävitatud ja ümberringi on kaos ja prohvet Jesaja ju rääkis sellest samusest asjast. Aga ma üritan korra leida seda Heebrea raamatut ülesse. Jeesus, Kolossos, apostlid, Timoteuselt oli ka hea sektsioon. Raamat Heebrea rahvale kirjutatud. Ja kas ta on, kus ta siin oli, ta oli 3.1 kuni 4.11 oli, aga kuida Kristuse uue seaduse ülema preestri sõna peab kuulama? No miks mitte? See on siis kiri Heebreale või raamat Heebrea rahvale, Pauluse kiri Heebreale. Sellepärast, pühad vennad, kes teie taevasest kutsumisest olete osa saanud, pange tähele apostlit ja ülemat preestrit, Jeesust Kristust, keda meie üles tunnistame. Psalm 4.14, psalm 7.26, psalm 8.1. Kes ustav on selle vastu, kes teda on seadnud nõnda, kui ta Mooses oli kõiges tema kojas. 4. Mooses 12.7. Sest see sinane on suurem au väärt peetud kui Mooses. Nõnda kui sel, kes koja on valmistanud, suurem au on kui kojal. Sakaraia 6.12. Sest iga koda valmistatakse kellestki, aga see, kes kõik on valmistanud, see on Jumal. Ja Mooses oli küll ustav kõiges tema kojas otse kui sulane, nende asjade tunnistuseks, mis pidi räägitama. Aga Kristus nõnda kui poeg tema koja üle, kelle koda meie oleme, kui meie julgust ja lootuse kiitlemist otsani kindlasti peame. Efesuse 2.22. Seepärast nõnda, kui püha vaim ütleb täna, kui teie tema head kuulete, laul 95, 7, 8, 9, siis ärge tehke eneste südameid mitte kõvaks. Nõnda kui vihastamise ajal kiusatuse päeval kõrbes sündis, kus teie vanemad mind kiusanud, nemad on mind läbi katsunud ja minu tegusid 40 aastat näinud. 2. Moosese 7.17. Sellepärast olin ma vihane selle soo peale ja ütlesin, nemad eksivad ikka südamega, aga minu viisisid ei ole nemad mitte mõistnud. Sellepärast vandusin mina oma vihas. Nemad ei pea mitte mu hingamise sisse saama. Siis katsuge, vennad, et vahest kellegi sees teie seast kuri uskumata süda ei ole, mis elavast Jumalast võtab ära taganeda. 5. Mooses 29.18. Vaid manitsege üksteist iga päev nii kaua, kui tänapäev nimetatakse.
et ükski teie seast kõvaks ei saa pettuse läbi, sest meie oleme Kristusest osa saanud, kui meie kindla lootuse hakatust otsani kindlasti kinni peame. Nii kaua, kui öeldakse, tänapäev, kui teie tema head kuulete, siis ärge tehke eneste südameid mitte kõvaks, nõnda kui vihastamise ajal sündis. Sest mõningad, kes seda olid kuulnud, vihastasid teda, aga ei mitte kõik, kes Egiptuse maalt välja läksid Mooses läbi. Aga kelle peale on ta 40 aastat vihane olnud? Eks nende peale, kes pattu teinud, kelle kehad kõrbes maha langesid. Aga kellele vandus tema, et nemad ei pidanud tema hingamise sisse saama, muidu kui neile, kes ei võtnud sõna kuulda. 4. Moosese 14.30. Ja meie näeme, et nemad oma uskumata südame pärast ei võinud sisse saada. 5. Moosese 1.28. 4. peatükk. Kui ta sõna kuulamise läbi Kristuse hingamise sisse saab. Seepärast kartkem, et meie tõotust vahest maha ei jäta. Tema hingamise sisse saada ja et ei kedagi teist ei nähta maha jäänud olevat. Sest head sõnumeid on ka meile kuulutatud, nõnda kui neilegi, aga kuuldud sõna ei olnud neile kasuks, seepärast et sõna ei olnud segatud usuga nende sees, kes seda kuulsid. Sõna ei olnud segatud usuga nende sees, kes seda kuulsid. Ühesõnaga nad kuulsid, aga neil ei olnud seda arusaama või vastuvõtmist või seda hingeseisundit. Sest meie, kes meie usume, saame hingamise sisse, nõnda kui tema on ütelnud. Seepärast vandusin mina oma vihas, nemad ei pea mitte mu hingamise sisse saama ja tema oli ju hinganud tegudest, mis maailma asutamisest olid tehtud. Laul 95.11. Sest ta on ühes paigas 7. päevast nõnda ütelnud ning Jumal on hinganud 7. päeval kõigist omast tegudest. 1. Mooses 2.2. Ja siin paigas taas, nemad ei pea mitte muu hingamise sisse saama. Laul 95.11, 4. Moosese 14.30. Sest et see nüüd alles ees on, et mõningad sinna sisse saavad ja kelle häid sõnumeid esmalt kuulutati, need ei ole mitte sinna sisse saanud oma sõna kuulmata südame pärast. Et isegi kui sa oled kuulnud looja sõnumit, tema ainusündinud poja, troonipärija Kristuse sõnumit, gospelit. Isegi kui sa oled seda kuulnud, paljud ei taha seda mõista, sest aru saada. Ja nad jäävad sellest kaugele. Siis määrab tema jälle ühe päeva tänapäevaks, kui tema Taaveti läbi ütleb, nii pika aja pärast, nõnda kui öeldud on täna. Kui teie tema head kuulete, siis ärge tehke eneste südameid mitte kõvaks. Psalm 3.7. Sest kui Joosua neid oleks hingamise sisse saanud, siis ei oleks tema pärast seda ühest teisest päevast mitte rääkinud. 5. Moosese 31.7. Seepärast on Jumala rahval veel üks hingamise aeg ees, sest kes tema hingamise sisse on saanud, see hingab ka ise omast tegudest, otse kui Jumal omast tegudest. Sellepärast jõudkem seesama hingamise sisse minema, et ükski seesama sõna põlgamise kombe sisse ei lange. Sest Jumala sõna on elav ja vägev ja teravam kui ükski kaheteraline mõõk ja tungib läbi seni, kui ta lõhub hinge ja vaimu, ka liikmete sooned ja üdi ja on mõtete ja südame nõude äramõistja. Ja ükski loom ei ole tema ees nägemata,
vaid kõik on paljas ja avalik tema silme ees, kelle eest meie räägime. Et meil nüüd üks suur ülempreester on, Jeesus, Jumala poeg, kes taevad läbi on läinud, siis pidagem kinni tunnistamisest. Sest meil pole ülempreester, kel ei peaks ärast meelt olema meie nõtruste pärast, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Psalm 2:17. Sellepärast läki nüüd julgusega armu aujärje juurde, et meie halastust saame ja armu leiame sel ajal, kui meile abi tarvis on. 1. Johannese 3:21. 5. peatükk. Mis vahe ülema preestri Aaroni ja Kristuse vahel on? Siit võiks järjest edasi minna. Need kõik asjad on nii tähtsad. Aga jällegi, siin on konteksti vaja ja see läheb selle nädala õpetusportsjonist läheb juba natukene liiga kaugele. Seepärast, et siin on niigi palju asju. Aga miks ma üldse seda kirja Heebri rahvale lugesin, oligi just sellepärast, et omavoliliselt, ilma mingisuguse loata, lihtsalt tuldi kokku ja pöörati looja ajad, looja pühad, loojale tähtsad päevad. Seepärast, et looja ütleb ka, need on tema pühad, need on tema memoriaalpäevad, mitte juutide, mitte ühe hõimu 12 vennast. Aga Egiptusest tulid ju välja ka teised, ei olnud ainult Jakobi lapsed, Iisraeli lapsed. Seal oli ka palju teisi, kes nendega koos välja tulid. Kõik need said looja rahva sisse, looja hingamisse, looja pärimusse, kes tollel ööl, kui oli, kuidas teda nüüd nimetati, meelest läinud, kui see surmaingel läks üle Egiptuse maa ja tappis kõik esmasündinud, välja arvatud need, kellel oli uksepost oli verega kaetud. Et siit on ka huvitav võrdlus sellele tuua, et kõik tulid välja, et need, kes olid isegi heebrelased, kes ei pannud seda ukseposti peale või kes läksid majast välja tollel öösel, kõikide nende esmasündinud ja need ise tapeti. Aga need, kellel oli see ukseposti peal ja kes iganes tema majas oli tollel hetkel, oli ta siis oma pererahvas või võõras, need kõik olid kaitstud. Seepärast, et nemad olid selle maja peremehe kaitse all ja peremeest kaitses see veri ukseposti peal. Ja siin on see surmaingli, kuidas öelda, see võrdlus nüüd, et näed, et isegi kui teie teod olid punased kui veri, ma muudan need valgeks kui lambavill. Et kes on näinud kunagi tähele pannud ehitustööriistadest näiteks laseriga tegutsemine, lasermõõtjaga tegutsemine, et on punane kiir, on teisi värvi ka, aga võtame konkreetselt näiteks punase kiire. Punasel laserkiirel on päiksevalguse käes, kui seda kiirt ei ole korralikult näha, mõõdistad midagi. Selleks on vastava spektrumiga punased tööprillid. Ja kui sa paned need punased prillid ette ja vaatad seda punast laserkiirt, siis see muutub valgeks. Seepärast, et see tühistab ära selle värvi spektrumi, selle ühe sektsiooni. Ja nüüd põhimõtteliselt ongi see, et kui see surmaingel mööda Egiptuse maad ringi rändas, kui tema silmad olid punased, verest punased,
siis tema nägi kõike vastavas värvitoonis ja läks uksest ukse taha, käis majast majasse. Aga need uksed, kus oli veri, oli selle ukseposti, uksepiitade peale, oli määritud uksepaku peale selle iisopi oksaga. Tema jaoks oli see märk, tema jaoks oli see pitser, et seal on valge värv. Ta ei näinud seal verd. Tema jaoks oli see veri muutunud valgeks puhtaks. See töö oli juba tehtud. Ja tema käis majast majasse nii kaua, kuni kõik muutus nii-öelda nagu tema silmis valgeks, puhtaks. Et see on ka nagu meie langenud reaalsest materiaalsest maailmast on nagu võrdlus aitamaks mõistma, et on teatud asju, mida on raske seletada, on teatud asju, mida ei taheta aru saada. Ja siis üritatakse hästi mingit väikest kindlat klikki koos hoida, et meie oleme need ja meie oleme tood. Aga tegelikult on ju see, et me oleme kõik ju üks ühine nii-öelda inimrass, ühe ingli järeltulijad, ühe looja poja järeltulijad. Seepärast, et Aadam oli ka ju nii-öelda ingel. Aadam oli üks looja lastest, looja loomingust. Aga tal oli ainult üks ainusündinud troonipärija, kelle jaoks ja kelle läbi ja kelle auks kogu see siin on tehtud. Ja jube raske on ju tunnistada, et on keegi, kes on sinust vägevam, tugevam ja võimsam. Eriti veel, kui sa pead ise olema see kõige kõvem mees. Et sinu kohus on ju kaitsta sinu lähedasi, sinu peret, sinu vara. Ja siis pead järsku nagu tunnistama, et keegi on sinust üle. See egolitakas on päris korralik, aga mõningad ei taha sellest isegi siis aru saada, kui nad on kaotanud. Ja see juhtus ka selle kõrberahvaga. Nad olid lihtsalt liiga uhked. Nad olid lihtsalt liiga uhked. Ja sellepärast nad ei pääsenudki sinna. Meie eesmärk on sellest uhkusest, ülbusest ja kõrkusest lahti öelda. Et me oleksime aktsepteeritud looja silmis. Ja õpetada järgmist generatsiooni selles võtmes, et ka nemad oleksid kaitstud ja hoitud ja päästetud. Ühesõnaga, täna on kogunemise päev, täna on nii-öelda tähtis päev ühest küljest, teisest küljest. Aga meie jaoks ta ei ole jah, selles mõttes, kosmilises mõttes ta ei ole kuu esimene päev. Aga ta on ikkagi kogunemise päev, hingamise päev. Ja tähtis päev, hoolimata kõigest. Ühesõnaga, meeldivat hingamispäeva.